Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Võluvelgede sõge helk väikumas silmis nagu võimatu missiooni mängufilmis. Käimas sõit, kus üldse armu ei anta, ühtki meetrit keegi iial ei kaota. Kummivilin, mõistuse piir. Ruudulippu tekiks pead, autorehvi padjaks sead, et saaks unistada sõitmisest ja võitmisest. Elu halvim hetk on see, kui on veelgi kiirem mees, siis halva unned ainult tagatuledest. Saaks ainult mööda ja pärsitud iha, läbi pedaalide suruda välja. Katokates me habemest nalja, sellel pöörasel sõidul pole kuulata aega, ainult kiirus on adrenaliin. Ruudulippu tekiks vead, autorehvi padjaks sead, et saaks unistada sõitmisest ja võitmisest. Elu halvim hetk on see, kui on veelgi kiirem mees, siis halva unned ainult tagatuledest. Juustu purler viib otse paradiisi, läbi tuttava Mäki Drive-ini. Rüüpad punast pulli, kuulad mõlemat, nii westerni kui ka kantrit ja vahel The Sunni ka. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi ja laulis Tanel Padar ja selle laulu nimi oli Ameerika ja see oli kiire ja jõuline laul nagu Ameerika elu. Need, kes on käinud, need teavad, kes ei ole käinud, saavad televiisorist vaadata. Ja see kiirus ja jõulisus ja võib-olla mõnes mõttes ka detailide kõrvale jätmine on eriti tähelepanuväärne just nüüd, kui USA president on pärast oma esimesi ametisoleku nädalaid ja kuid pööranud tähelepanu Euroopale ja ka siin tähelepanu täielikult enda peale kiskunud, olgu see siis Gröönimaa ostmine, Euroopa Liidu erinevad regulatsioonid, Ukrainas rahu tegemine või ükskõik midagi muud, aga taas on juhtunud see, et Donald Trump on iga päev uudiste keskmes ja me võime arvata, et see kestab veel tükk aega. Igal juhul Donald Trumpi jutud sellest, kuidas Euroopaga asju ajada, tegelikult siis käivad Euroopas praegu ringi mitmed tema emissarid Müncheni julgeolekukonverentsil, kaitseminister Peter Hegseth ja asepresident J.D. Vance, kes on rääkinud kõikvõimalikke asju ja see mõju on jah, tõepoolest väga suur, see puudutab kindlasti ka Eestit, see puudutab Eesti jaoks eksistentsiaalseid küsimusi ehk seda, kuidas me edasi elame ja kuidas me üldse riigina püsima jääme, kuidas me saame sellele kaasa aidata, ja ühe väikese katse siis sellele kaasa aidata sellele, et kuidas Eesti võiks püsima jääda, on see, kuidas Eesti välisminister Margus Tsahkna on juba jõudnud visata õhku sellise mõtte, et näete, et seal Ida-Virumaal on Eestis palju haruldasi muldmetalle ja fosforiiti, et see võiks Ameerika Ühendriike kahtlemata huvitada, aga Margus Tsahknal on meelest ära jäänud, et tõepoolest, et siis Silmeti
Eesti haruldaste muldmetallide rikastamise tehas on seal tõepoolest olemas, ainult et see tehas siis toob sisse kogu oma tooraine maagi, ostab seda Hiinast ja ostab seda ka Venemaalt, nii et ega need haruldasi muldmetalli nüüd Eestis kuskil mingites hunnikutes iseenesest ei vedele. Et kui nüüd Donald Trumpist rääkida, siis nagu korraks oleks õige vaadata ka seda suurt pilti, mis USA-l ja Trumpil silmees on. Nad peavad oma põhiliseks rivaaliks Hiinat ja kui kunagi jänkid arvasid, et neil oleks nagu mõistlik võimekus olla, et saaksid pidada korraga 2 sõda, siis täna ei ole neil enam seda usku, et nad suudaksid ühe korraga nii Hiinaga kui ka Venemaaga sõdida. Ja sellest omakorda siis tulenebki, et Trump tahab jätta Vene mured eurooplaste endi ajada ja tema kriitikas Euroopa suhtes on nagu ikkagi päris palju tõtt ka, eks, et kas või nende samade kaitsekulutustega kaudu vaadates on nagu Euroopas selgelt ikkagi jänest sõitnud kaitseküsimustes ja see on ilmne, et see ei saanud nagu igavesti kesta. See on küll õige jah, aga samas need sõnumid, mida Ameerika Ühendriikide asepresident ja kaitseminister seal samas Müncheni konverentsil avalikult kõnetoolis on esitanud, on ikkagi natuke nagu ärevaks tegevat. Okei, muutke rändepoliitikat, arusaadav. Euroopa on olnud sellega mures, Ameerika Ühendriikide tänane administratsioon on otsustanud rändepoliitikat muuta ja see tähelepanu alla võtta. Aga see, et Vance ütleb, et Euroopas on probleeme sõnavabadusega. Mõnes riigis on rohkem, mõnes riigis ei ole üldse. Ma väidan, et Eesti on selline riik, kus sõnavabadusega ei ole probleeme. Ja muidugi, mis mulle jäi silma, oli Münchenis kõlanud Ameerika kaitseministri väide, et läbirääkimised sõja lõpetamiseks Ukrainas kindlasti algavad, kindlasti nad millalgi algavad, aga selles väites oli üks pool. 2014. aasta eelseid piire kindlasti ei taastata, ütles Ameerika kaitseminister. Ja nüüd on mul küsimus kõigile Ukraina toetajatele, Eestile sealhulgas, kes on kogu aeg öelnud, ja Ukraina on ka öelnud, et Ukraina piirid on sellised, nagu need on rahvusvaheliselt kokku lepitud, ehk siis 2014 tõepoolest, enne kui Venemaa ründas Donetskit ja võttis ära Krimmi, et piirid peavad olema seal. Ja nüüd on Ameerika administratsioonist hoopis absoluutselt teissugune väide. Oota, kui sa märkad, et siis ka Trump ei taha iga hinna eest ka 2014. aasta piiri Kanadaga säilitada. Jaa, absoluutselt. Et tundub, et tal selles osas küll nagu pidurid täiesti puuduvad, eks, et me oleme sinna 19. 20. sajandi vahetusse tagasi läinud, kus oli selgelt selline kel jõud seal õigus loogika. Ja see on kõik, see on erakordselt vastik ja ebameeldiv, sellepärast, et see, mis et kõige hullem on see, et kui tõepoolest nüüd Venemaa ja Putin tunnevad, et selline asi tasub ära, et sa lased hukkuda, ma ei tea, seal 100 000 inimesel lihtsalt, aga siis sa saad mingisuguse lapimaad endale juurde ja laiendada oma impeeriumit. Tal on Gruusia kogemus, eks ole. Et kuskilt mujalt saab seda ka, aga nüüd teine küsimus, et see 2014. aasta piiride küsimus. Kogu selle aja, kui oli selge, et millises mastaabis see sõda seal Ukrainas käib, kui palju ressursse sinna valab Venemaa, mida nad teevad tegelikult nende maadega, mille nad on enda kätte saanud, kuidas need on laastatud, inimesi on küüditatud, võetud neid inimesi, pandud sõjaväkke ja nii edasi. Et see on mingis mõttes see on selline põletunud maa, kuhu siia-sinna on siis sellised pisikesi nagu saarekesse ehitatud ja et siis näidatakse 10 kaameraga 100 siis nurga alt seda, kuidas on üks keset Kõnnumaad on tekkinud üks mingisugune 5-kordne maja, aga see ei ole antud juhul point. Tegelikult kõikide inimestega, kes mõtlevad asjade üle sügavalt nende mitme aasta jooksul rääkides ja küsides, et kas ja kuidas üldse on võimalik see, et sõjalise jõuga pressitakse Venemaa välja nendelt aladelt, mille nad on vallutanud ja mida Ukraina nende aladega peale hakkab, siis
vastus nendele küsimustele on olnud õlakehitus. See tundub ebareaalne, et see on muidugi nice, et me räägime sellest ja meil on lahe siin istuda. Väljas on talv ja lumi ja meil on valge siukene stuudio ühesõnaga ja me nõuame siin, et taastatakse 2014. aasta piirid. Me nõuame täitsa kategooriliselt. Vabandust, see üldse ei tundu reaalne ja ma olen südamest, ma olen väga selle Ukraina poolt. Ja see on kohutavalt ebaõiglane. See on sama ebaõiglane nagu Eesti, mis kunagi teises maailmasõjas kaotas oma iseseisvuse. Aga see on praegu mingisugune fakt, et kui teie näete mingisugust sellist nagu varianti, kuidas kuskilt tulevad need inimesed, see relvastus ja see jõud, mis surub siis nagu Venemaa sõjaliste vahenditega 2014. aasta piiri taha, siis laske tulla, rääkige see saladus. Ma kardan ka, et see stsenaarium on täpselt see, mis oli 2008 Gruusias, millele ma korra viitasin, et jah, okupeeritud alad rahulepinguga, mis lõpetas küll sõja, aga okupeeritud alad jäävad okupeeritud aladeks, nende üle Gruusia kontrolli ei oma ja tänane Gruusia ei oma ka oma riigis väga head kontrolli ise otsustamise mõttes. Et me võime... mingi paar protsenti tõenäosust siiski ma näen, et on, eks. Seda ei ole kuigi paljud, eks, aga meil on nagu praegu siukene kurnamissõda ja ilmselt on niimoodi, et selle kurnamissõja tulemusena nagu üks pool nagu ühel hetkel variseb kokku ja praegu on nagu pigem rohkem karta, et Ukraina variseb kokku, aga nagu päris nagu ei saa välistada, et ka Venemaal nagu midagi taolist juhtub. Eks et ma nagu seal omaaegsetel nendel külapidudel olid need köievedamisvõistlused, et nagu mõlemal pool oli sellised 140-kilosed mehed, näost punased muudkui sikutasid ja köis püsis tükk aega paigal, aga siis, kui see nüüd nagu ühele poole ära läks, et see nüüd ühe sõdiva osapoole nagu murdumine nagu oleks üsna sarnane sellega. Seda kindlasti jah, et ma ei tea, mulle mõnikord tundub, et isegi kergem on, kuna seda Venemaa poolt tulevat informatsiooni, mida siis ka Eesti meedia ja ka muud väljaanded siis pidevalt avaldavad, on siiski üsna palju, et mingisugune tunnetus nagu tekib. Et tunnetus, minul tekkinud tunnetus on see, et 25 aasta jah, aga võib nagu hakkama saada, aga tegelikult mingisugused mõrad on olemas, et see täielik ühiskonna üleviimine siis nii-öelda sõjatööstusele, et see pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik ja selge on see, et see tee, mille Venemaa on valinud, et aeg ei tööta nende kasuks. See võib töötada nende kasuks selles mõttes, et nad hoiavad mingisugust territooriumi enda käes ja sealt nagu verd voolab ja nad ei lähe sealt sammugi tagasi, jah, aga tegelikult aeg töötab nende kahjuks. Nüüd, kuidas Ukrainaga on, see on nagu teistsugune küsimus. Et võib-olla sealt on isegi nagu vähem informatsiooni, et me ei tea, et mis toimub seal Zelenski lähikonnas, me ei tea, mis juhtuks siis, kui tuleksid uued valimised, me ei tea, kui sügavale on seal Vene ühesõnaga sellist mõjuagenti ja luurajad igale poole pugenud, et sel nädalal me saime teada seda, et üks väga oluline terrorismi vastuse võitluse üksuse juht osutus siis nagu kogenud siis Vene spiooniks, et see on uskumatult keeruline ja raske on öelda, kas see, et nüüd Trump sellise bravuuriga on teatanud, nüüd me räägime selle kõik nagu selgeks, et helistame Putinile, et küll me juba saame kõik need asjad hakkama, et see on nagu kahesuguseid selliseid nagu seisukohti. Ühed ütlevad nii, et Venemaa on ammu ette valmistanud, läbi arutanud, siis analüüsinud, milliseid nippe siis nagu Trumpiga tegeleda ja samas, et Trumpil on tõesti uus meeskond, kes oli harjunud Venemaaga asju ajada. Aga tegelikult ma arvan, et see on selle Ühendriikidega on samamoodi nagu Venemaaga. Et me hindame teda valesti, et ühest küljest peame nagu nõrgemaks, kui nad tegelikult on ja teisest küljest peame tugevamaks, kui nad tegelikult on. Neil kõigil on mingisugused puudusid ja ma arvan, et mingi õnn ja juhus on ka mingisugune osa sellest, mis nende läbirääkimiste tulemuse lõpuks otsustab ja minu meelest peaks Ukraina olema seal laua taga, et ma ei arva, et see kuidagi, et see oleks hea, et kui ilma Ukrainata seda arutatakse. No seda ei saakski ilma Ukrainat arutada, sa mainisid valimisi Ukrainas. Ukraina tänane kehtiv põhiseadus ütleb väga selgelt, et ametlikult välja kuulutatud sõjaolukorras valimisi ei toimu. Ja see on ka üks asi, mida on hakatud Ukrainale ette heitma ka Ameerika Ühendriikide administratsioonist, eks peaksite ikkagi mõtlema valimiste korraldamisel. Küsimus on selles, kui käib sõda ja põhiseadust tuleks muuta,
ja korraldada sõja ajal valimised, siis see on väga keeruline, väga lihtne on ette heita, et miks teil valimisi et valimised Krimmis, valimised Donbassis. Just. Et see on kummaline jah, ega siis teise maailmasõjal Inglismaal ei peetud ka valimisi, Winston Churchill oli sõjaminister ja tegi, mida ta vähegi suutis. Jah, pärast sõda, kui rahva meeleolud muutusid, toimusid valimised ja Churchill kaotas oma positsiooni. Aga kui see sama asi oleks võib-olla juhtunud sõja ajal, siis me ei teagi võib-olla, kuidas see teine maailmasõda lõppkokkuvõttes oleks lõppenud. Nii et tõepoolest, et see Trumpi ja tema minionide tegutsemine Euroopas on olnud väga, väga hoogne, eriti see, mis nad seal Münchenis teevad ja mis nad räägivad, tegelikult see sõnum ei ole ju midagi uut. Ütlevad, väänake raha juurde, 3% on vähe, pange 5, saage ise oma Euroopa asjadega hakkama, meil on vaja Hiinaga tegeleda ja ma ei tea, võib-olla pole isegi mõtet nagu hämmastuda või käsi murdma hakata selle peale, et see on see, mida kogu aeg on räägitud. Ja õigupoolest, et Trump oma esimesel presidendi ajal nagu rääkis seda sama juttu eurooplastele ja kui siis ta nägi, eks, et talle kas nagu lihtsalt valetati või siis nagu venitati ja suurt midagi ei juhtunud, et nüüd on seal gaasipedaalil nagu oluliselt raskem jalg, nii et siin nagu eurooplastel peaks olema sellist inspiratsiooni ja põhjust tegutseda küllaga. Seda küll jah, ja inspiratsiooni saame me näha nädala pärast, kui on Saksamaal valimised ja Ameerika Ühendriikide juhtpoliitikute avaldused seal samas Müncheni konverentsil Saksamaal on juba tekitanud Saksamaa tänastes liidrites ikka väga palju pahameelt. Saksa kaitseminister Pistorius nimetas USA asepresidendi väiteid, et Euroopas ei ole demokraatiat, nimetas ikka lausvaleks, eks ole, ja Saksa president Steinmeier märkis, et diplomaatilised suhted USA-ga on pärast Trumpi ametisse asumist väga palju halvemaks muutunud. Näeme, mis seal valimised toovad siis. No jaa, kahtlemata, aga siis ma tahtsin rääkida sellest üldisest diskussiooni toonist, mis on siis muutunud nüüd seoses selle Trumpi teise valitsemisajaga. Et Postimehe analüütik Mikk Salu kirjutas väga tähelepanuväärse artikli sel nädalal, mille pealkiri, kui ma sõnastan selle ümber, et kõlab umbes nii, et on aeg näidata keskmist näppu. Et see toon, mille siis Ameerika on toonud lauda, nii Ameerikas endas kui ka Euroopas nüüd sellel nädalal, on väga kõvahäälne, räme, jõuline toon. Et see ei ole selline nagu istume laua taga, eks ole, siin arutame omavahel, võrdleme lihtsalt seda, et kuidas valib presidenti Ameerika, kuidas valib siis Euroopa Komisjoni presidenti Euroopa. Et Ameerika valib presidenti, kes jõuga vallutab endale selle positsiooni, kes on väga eristuv teistest ja Euroopa Komisjon valib endale presidendi, kes on nagu selline võitja, umbes nagu oli see suur Soome võidusõitja Mika Häkkinen. Et ta ei võitnud etappe, aga ta oli kogu aeg teine ja siis tal neid punkte kogunes lõppkokkuvõttes nii palju, et ta sai siis maailmameistriks. Et Euroopa Komisjoni selline juhtide valimise süsteem ongi selline, et esikohale saab see, kes kõige vähem häirib teisi kohalolijaid. Ehk valitakse, see on juba ammu tuntud, et Euroopa valib endale sellised juhte, kes ei ole isikupärased, kes ei ole jõulised ja nüüd oleme selles olukorras, seepärast, et meil on kogu aeg konsensus ja peame arutama ja nüüd me oleme sellises olukorras, et meil on nagu väga jõuline nagu president sellise nagu 2 parteisüsteemi poolt loodud ja meil on selline konsensussüsteem, mis otsib siis, mis toob tippu inimesi, kes kõige vähem häirivad kõiki neid, kes otsustavad. Ja see on väga huvitav, mida me siis nüüd näha saame, et kuidas siis Ursula von der Leyen üldse on suuteline ja ka Kaja Kallas, kuidas nad on suuteline selle kambaga juttu ajama, seepärast, kui te vaatate seda sama kaitseminister Peter Hexiti või vaatate siis seda J.D. Vance'i, nad on sellised noored mehed, neil on jubedalt energiat, nad kogu aeg kisendavad, sõidavad ringi, räägivad väga kõva häälega, energiat pulbitseb nendest välja. Et kus see, ja kui sa vaatad siis seda Euroopa Liidu esindust,
kus kohas sa sellist nagu jõudu ja energiat seal näed, kõik on sellised nagu viisakad ja nagu särk on natukene kortsus, püüavad olla tavalised inimesed, mitte liiga esile kerkida, mitte olla liiga rikkad, mitte liiga targad, sellised. Juhtimismudel on ka hoopis teistsugune ja nagu sa viitasid. Just nimelt, aga kus kohas nagu majandus kerkib ja kus kohas majandus püsib paigal, no see on lihtne vaadake, mis toimub Ameerikas, mis toimub Euroopas. Trumpi valimisega on muidki muutusi tulemus, et siin nagu eurooplas on nagu domineerinud selline liberalistlik vaade, eks arvatakse, et meil on nagu neid sugusid nagu kole palju, eks, ja et Trumpil on nagu selles osas ja tema kaaskonnal on selles osas oluliselt lihtsam vaade, eks. Sugude arv on väiksem. Jah, et ma ei tea, ja kuidas Kristina Kallas küll ameeriklastega läbi saab räägitud, et kui ta arvab, et bioloogilises mõttes on jah 2 sugu, aga sotsiaalses mõttes 10, et see on niisugune väga veider idee. No, pluss siis veel ka see, kuidas suhtuda rohepöördesse, nii et siin on nagu neid muutuse aspekte on nagu päris palju ja on võimatu väita, et see, mis seal Ameerikas toimub, nüüd mitte kuidagi enam Euroopat ei mõjusta. No seal on veel väga palju teisi huvitavaid väiteid, mida Trump on välja käinud. Kristlaste tagakiusamine Ameerikas. See oli üks väga huvitav väide. Ja noh, nagu sa mainisid rohepööret, et rohepöörde tagasirullimine, see vähehaaval juba on siin-seal hakanud, sellest hääled tõusevad, nõuavad, et see tuleb tagasi rullida, siis mitmekesisus, võrdsus ja identiteedipoliitika, sellele on siis nagu Trumpi administratsioon tõmmanud ammu juba vee peale, ühesõnaga see lihtsalt koristatakse ära, seal mingitest, ma lugesin ühest välismaa ajalehest, kuidas siis ühes Saksamaal asuvas Ühendriikide sõjaväe osa koolis, mis siis tegutses president Bideni aegsete suuniste järgi, kus oli siis keset, siis kooli aulat oli selline stend, kus olid siis LGBTQ ja kõikide nende teiste tähtede materjalid pandud ja siis olid seal vikerkaarelipud ja siis olid veel mingisugused materjalide võrdsus ja nii edasi. Koolid enne Peter Hegseti saabumist, koolidirektor paanikas koristas kõik selle ära, võttis seltid maha pildid, võttis maha vikerkaarelipud, viis kogu selle siis mitmekesisuse ja mitmesugususe viis kiiresti kuskile kappi, pani luku taha, et jumala eest tuleb presidendile väga lähedal seisev isik ja parem, kui seda kõike seal ei oleks. Ütleme, ühest küljest see on nagu naeruväärne ja see on lihtsalt nagu kummaline, et sellised asjad maailmas juhtuvad. No jaa, aga teisest küljest nad juhtuvad ja vaatame asjadele näkku, et jah, nad juhtuvad, sellised asjad on olemas. Jaa, aga Saksamaa ja omal ajal Venemaa vahel sõlmitud leping, ma ei tea, mitmesajaks aastaks, tähendab seda, et Saksamaa suurtes linnades, kesklinnas on endiselt nõukogudeaegsed mälestusmärgid, seal mälestusmärkide ees seisavad nõukogude tankid, Potsdamis on ühel majal hiigelsuur Putini näoga pilt, kirjaga siin töötas Vladimir Putin ja nii edasi, nii et noh, midagi ei ole teha, 2 otsaga maailma. Et pärast teist maailmasõda ilmselt liitlased olid liiga edukad sakslaste mõtete nagu ümberkeeramisel ja et tol hetkel see oli küll nagu okei, eks, ja aga praegu me saame seda negatiivset tagajärgi täitsa näha ja tunda ja katsuda. Ja, aga Vene tanki Berliini suhteliselt kesklinnast ära viia ei saa, eks ole, sellepärast, et on leping. No küll ühel hetkel saab. No ega seda tanki, mis meil seal Narvas oli ka just nagu ei saanud kuhugi viia, aga laksti viidi ära. Siis lihtsalt viidi ära, et nii ilmselt tulebki teha, aga ühesõnaga show on vägev ja selline vunk on sisse löödud, vaatame huviga, mis juhtub, siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Parandan ühe vea, mis eelmises saatelõigus meil oli, et see maailmameister, kes kordagi etappi ei võitnud, aga sai maailmameistriks vormel 1, oli ikkagi Keke Rosberg, aga mitte Mika Häkkinen. Aga lähme nüüd kodumaiste teemadega edasi, et sel nädalal on mitmetes suurtes ja mõjukates väljaannetes
ilmunud artiklid, kus suurettevõtjad väljendavad oma rahulolematust sellega, kuidas Eesti riiki peetakse ja kuidas kasvavad siis Eesti riigi tulud. Postimehes oli Ain Hanschmidti, Infortari suuromaniku põhjalik artikkel ja siis Ekspressis oli ehitusettevõtja Jaanus Otsa pikem südamepuistamine samal teemal. See kõik on alguses saanud ka ilmselt Tööandjate Keskliidust, kes siis sellise avalduse tegi mõnda aega tagasi, aga kuna see avaldus paistab nende meelest piisavalt vastukaja ühiskonnas ei leidnud, siis nüüd on sellised tähelepanuväärsemad inimesed, kelle haare on suur, kelle varandus ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse, otsustanud seda ka isiklikult oma nime ja näoga rääkida ja üks põhilisi punkte, mida nad siis toovad esile, on see, et riigi kulutused viimasest kriisiajast alates on oluliselt tõusnud ja palju rohkem, kui selle aja jooksul on kasvanud meie majandus. Ma siin saan nüüd korraks veel tagasi tulla selle Trumpi teema juurde, et nii nagu Eestis on ka ameeriklasi häirimas see, et kuhu raha kaob, et miks seda nii palju kulub. Et nüüd on Trumpi poolt moodustatud üks uus valitsusüksus, et mille lühend on, me siin vaheajal ei suutnud päris otsusele jõuda, kas oleks õigem hääldada Doge või Doge, aga mis lühidalt tähendab valitsuse efektiivsuse täiendamise osakonda ja nüüd kui sa vaatad, mida ta teeb, et see sarnaneb nagu väga selle riigireformi juttudele, võib-olla seal ei ole nüüd nii palju neid juriste, kes põhiseadust tahaks väga täiendada ja parandada, aga see, et üritatakse välja selgitada, millised kulud on nagu ratsionaalsed ja mõistlikud ja millised mitte ja seda tehakse nüüd ka selle uue meeskonnale omase energilisuse ja kiirusega, et mis omakorda on vahtu üles löönud, aga kui ma mõtlen, kui palju siin Eestis on räägitud riigireformist, et tundub, et aastakümneid, et siis see Eesti meetod ei tundu ka teab mis tõhus olevat. No vaatame arve, mille on avaldanud Statistikaamet. Eelmise aastal tõusis riigieelarve kulutused tõusid 5,3% ja 9% ette nähtud rahast ja ära kulutamata ja kulude kasvu taga on investeeringud, sotsiaaltoetused, peamiselt siis pensionid ja nii edasi, aga tööjõukulud riigisektoris vähenesid 0,4%. Ehk siis niimoodi väidab Statistikaamet ja tegelikult mul on väga hea meel, et Riigikontroll teatas, et alustab auditit ja hakkab uurima seda, et miks riigieelarve raha on kasutamata jäänud. Ehk siis igal aastal on see sama asi ja eelmisel aastal jäi vist kasutamata rohkem kui paar aastat varem. Ehk siis miks jääb see planeeritud raha kasutamata, millist mõju see avaldab ja nii edasi. Et kui sa räägid riigireformist ja kokkuhoiupoliitikast ja 5%, siis jah, see on selle aasta eesmärk, aga esimese kvartali lõppedes aprilli algul tahaks neid statistilisi arve näha. Et vahepeal juba on ju tulnud teated, et eelmise aasta riigieelarve puudujääk on nagu oluliselt väiksem kui arvati, et on puudujääk väiksem, see on muidugi hea, eks, aga see paneb mõtlema, et kuidas pagan me ikka nagu üldse ei tea, mis meil riigieelarvega toimub, et kuidas me vahepeal nii valesti arvasime, mis läheb nüüd nagu samasse rööpasse sellega, et riigieelarve kulud ei ole kuigi nähtavad. Ma viitaks veel ettevõtja Ain Hanschmidtile, kellele sina ka, Priit, viitasid, kes Postimehes ka kirjutas. Tema tõi ühe näite tervishoiust ja selle rahastamisest, et selle rahastamine põhineb Eestis protsessile, tehakse uuringuid, tehakse protseduure, aga ei mõõdeta tegelikult seda, kas nende tagajärjel inimeste tervis ka paranes, et raha nagu kulus, inimesed said vajalikku abi, aga siis
mis edasi, et see jääb nagu mõõtmata ja Hans Schmidt viitab selle tervishoiusüsteemile näidet tuues, viitab ka absoluutselt kõigele muule, et tema meelest ongi see üks probleem. Et keegi nagu ei varasta, eks ole, aga mõõdikud, kuhu selle raha paigutamine läks efektiivselt nii, et me näeme tulemast, seda mõõdikut ei ole üheselt nagu lugeda. Mõnes valdkonnas on, seda küll, aga mitte kõigis. Siin selle jutuga sa lähed nüüd ohtlikult ligidale tegevuspõhise eelarve kiitjatele, aga ma oleks nagu ka samas paadis, sest see tegevuspõhine eelarve on nagu põhimõtteliselt ikkagi hea asi, et sa seostad tulemused ja tehtavad kulud, ainult et see on õnnestunud Eestis kuidagi nagu väga käpardlikult korda saata, et peaaegu et nagu tundub, et just nagu meelega on niimoodi tehtud, et keegi midagi aru ei saaks. Ja nüüd me siin istume siin ümmarguse laua taga stuudios ja keskel on selline ümmargune kõrgendik, kus on mikrofonid ja siis arvutid. Tegelikult me käime nagu kassid ümber palava pudru, sellepärast, et me ei räägi sellest kõige olulisemast asjast, mida siis nii Otsa kui ka Hans Schmidt mainivad. Ja see on küsimus indekseerimises. See on küsimus indekseerimises. Indekseerimine on selline asi siis, või selline nähtus, et kui on riigil mingisugused kulud või ükskõik kellel mingid kulud, et ta lisab neile, hakkab iga aasta seda mingisuguse numbriga korrutama, selle indeksi numbriga korrutama ja siis igal aastal see summa on vastavalt suurem. Nüüd pensionid on Eestis indekseeritud, sellepärast, et meil on elukallidus tõuseb, majandus ei tõuse ja nii edasi, ühesõnaga need valemid on suhteliselt, ma ei tea, ma ei oska öelda, kas nad on lihtsad või keerulised, igal juhul nad on olemas. Lihtsad. Jah, et nad on olemas, ehk siis pensionid tõusevad teatud indeksi võrra igal aastal ja tervishoiukulud ja sotsiaalkulud ja mitmesugused muud kulud tõusevad selle indeksi võrra. Tõusevad ka kõrgemate riigiametnike palgad. Nüüd, kui me paneme nad nagu järjekorda, mis seal siis nagu kõige suuremat probleemi võivad tekitada, siis et kõrgemate riigiametnike palkade indekseerimine, nende tõus, see on selline asi, millest on õudselt tore rääkida, aga tegelikult see nagu riigi mastaabis ei ole suur raha. See on niisugune nagu õiglustunde nagu asi, aga tegelikult see midagi erilist nagu ei muuda. Siis näiteks erakorraline pensionitõus, millest on hästi palju räägitud, ei ole ka midagi erilist, et tegelikult nii palju, kui mina olen kuulnud, et see on siiski kokku ainult umbes, selle ainult on jutumärkides, et see on umbes 12 miljonit ja see riigi eelarve vastuppides ei ole ka mingisugune eriti suur summa. See on nagu kahtlaselt väike number. Aga seda ütles mul üks kõrge riigiametnik, võib-olla ta tahtis mind viia lihtsalt nagu segadusse sellega. Aga nüüd pensionide ja muude kulude indekseerimine, see on see, millest siis suur osa selle riigieelarve kulude tõus on selle taga peidus. Ja nüüd mina saan küll suurepäraselt aru sellest, et mitte Eestis ei ole mitte ühtegi, arvestades seda, et elanikkond vananeb, pensionäri on järjest rohkem, ma saan täiesti aru, et Eestis ei ole ühtegi erakonda, kes nagu tahaks üldse hakata rääkima millestki taolisest asjast, nagu pensionide indekseerimise indeksi muutmine või siis indekseerimise peatamine või hoopis tükis indekseerimise ärajätmine. Sellist asja Eesti poliitikas kunagi ei toimu, aga samas on see elevant, mis seisab keset tuba. Mart Laar 90. algul, vist oli tema teine valitsus, rasketel aegadel ütles ka ühes telesaates välja, et kui vaja, siis külmutame pensionid või isegi hakkame neid alandama. Ja see maksis talle peaministri koha. No, pensionärid on ju see üks kõige usinamaid valijarühmi ja kes siis ikkagi endale nii väga jalga tahab tulistada, aga see on see, et kui see poliitiline eliit nagu mõtleb selle peale, mis temast saab järgmistel valimistel, et see jätab nagu täitsa lahenduseta ikkagi selle pensionide küsimuse, sest nagu sa Priit ütlesid, et põhjus on meil ju lihtlabaselt selles, et rahvastik vananeb ja nendele järjest väiksemale töötajate arvule nagu tuleks just nagu järjest rohkem ja rohkem koormat selga laduda ja ei saa nagu olla üldse kindel, et kui kaua Eestis töötajad nagu seda kõike välja kannatavad ja taluvad. Äkki lahendus on siin selles, nagu praegu üritatakse teha siis sellest kodakondsust mitte omavate
Eesti elanike valimisõigusega, et teatavasti neid on siis kunagi oli 100 000 umbes, nüüd on järgi 60-70 000 ja nii nagu siis need diskussioonid seal Riigikogus käivad, et see variant, mis läheb siis Riigikogus teisele lugemisele, sisaldab neid kodakondsuseta isikuid praeguse hetkeni seal sees, nii et nemad peaksid jääma siis nii-öelda valimisõigusega, küll neil on pikaajaline elamisluba, aga neid ei kaotata siis nii-öelda, ei tehta olematuks ega ei tõmmata siis maha ja sellel on üks väga lihtne põhjus. Eeldatakse, et selline konsensus on selline, et see probleem lahendab ennast ise. Kui keegi ütleb, et probleem lahendab ennast ise, siis tähendab see, et keegi sureb ära. Et inimesed jäävad lihtsalt nii vanaks, et kui need praegu on 60-70 000 järgi, siis need on kõik üsna vanad inimesed, läheb veel seal 10-20 aastat, see hulk võib olla 30-20 000 ja see ei ole enam üldse mingisugune probleem. Et vaata, see sama küsimus, nende pensionide küsimus, et kui kaua jaksab, siis jaksavad need töövõimelised Eesti inimesed ja noored inimesed, kes siis tööturul on, üleval pidada seda tohutu suurt hulka pensionäre, kes kogu aeg juurde tuleb ja nende eluiga pikeneb, sellepärast et tervishoid on parem ja nii edasi, loomulikult pikeneb eluiga. Et ühel päeval ei jõua ja siis see probleem lahendab ennast ise ära, sellepärast et need pensionid, mida siis vähesed nii-öelda tööjõulised suudavad teile vanematele inimestele maksta, et need on lihtsalt nii pisikesed, et need kaotavad igasuguse mõtte. Ma arvan küll, et siin nagu ühte sellist dramaatilist murrangut ei tule, eks, et see nagu lihtsalt see pall nagu hakkab järjest rohkem tühjaks visisema ja et me nagu igapäevaselt ei jälgi, ei näe, kuidas see olukord kehvemaks läheb, aga nagu kui sa nagu vaatad 10 aasta jooksul toimunud muutus, siis sa näed, et seis on nagu jälle kehvemaks läinud. Jah, ja see ei ole Eesti probleem, selle probleemiga peame me tegelema koos näiteks Prantsusmaaga, mis on oma pensionisüsteemiga ikka kohe täiesti ummikusse jooksmas. See raha, mis Prantsusmaal kulub pensionäridele, on ikkagi nii suur, et ka prantslased peavad tegema mingisugust tohutut reformi, aga ei saa teha sellepärast, et valija on just nimelt see, kellele sa, Priit, viitasid. Jah, tuleb lihtsalt tunnistada, et see siin Otto von Bismarcki poolt leiutatud pensionisüsteem, mis juba oli 19. sajandil leiutud, ei taha enam tänapäevastes tingimustes hästi toimida. Sain jälle järjekordse teate, mis ütleb, et Häkkise asendamine Rosbergiga ei muuda seda, et Rosberg siiski võitis üks kord ühe etappi. Palun vabandust ja ma luban, et ma rohkem seda näidet enam ei too ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Kuku raadio Keskpäevatund jätkab, Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd veidi Eesti Välisluure Ameti aastaraamatust, mis kannab nime Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2025. Ma ei tea, kas asi on selles, et ajakirjandus meil nii hästi töötab või selles, et välisluure ikkagi ei räägi välja oma kõige salajalisemad saladusi, mida nad on kuskilt välja uurinud, aga üldiselt see välisluure aastaraamat teeb küll ilusa kokkuvõtte siis aastale, rääkides Venemaa relvajõududest, sõjast Ukrainast, Venemaa sisepoliitikast, välispoliitikast, mõjutustegevust, eriteenistustest, suures osas on segi pühendatud Venemaa teemale, natukene ka Hiinast, natukene ka kübersõjast, aga midagi sellist uut ja täiesti silmi avavat siit ei leia, nagu siis kaitsepolitsei aastaraamat teatavasti on toonud välja mõne uue mingisuguse spiooni, keda keegi ei pannud mõned tuntud ühiskonnategelase pildi, kes on kellegagi kuskil trennis vahetanud mingisugused paberid, et selliseid uudiseid siit ei leia. Üldiselt kõik need inimesed, kes on hästi kursis rahvusvaheliste uudistega, kes tunnevad selle vastu ise huvi, et nemad võivad piirduda uudisega selle kohta, et jah, tõepoolest selline raamat avaldati. Välisluureameti raport ja sinu poolt viidatud kaitsepolitsei aastaraamat, mis ilmub aprillis, on ajakirjanduses alati kõige rohkem tsiteeritud. Ajalehed pühendavad päevi sellele, et selles Välisluureameti raportis oli tõesti Venemaale väga palju pühendatud ja tegelikult minule jäi sealt silma üks asi, milliseid arve ma ei ole varem kohanud ja see, et mis on Venemaa üks hirme, on see, et NATO liitlased hakkavad moel või teisel piirama Venemaa laevade liiklust Läänemerel ja Soome lahel.
ja võib-olla see olekski meie jaoks ja liitlaste jaoks üks suurepärane võimalus, kui venelased seda tõepoolest kardavad. Läänemere sadamate osakaal Vene toornafta ekspordis oli eelmisel aastal 32%. See on tohutu majanduslik löök, kui Venemaa laevad ei saaks Soome lahel või Läänemerel. Keegi ei hakka neid piirama, aga neid võiks kasuta seda rahvakeelset sõna ja väljendit, aga neid võiks kuidagi ikkagi torkida või natuke kiusata. Nüüd kui seda probleemi selgitada sellisele tavalisele lugejale, kes väga ei viitsi julgeoleku teemadega nagu tegeleda, siis Venemaa probleemiks on see, et mõlemad Läänemere kaldad on nüüd NATO käes. Varem oli üks kallas oli Soome ja Soome oli siiski suhteliselt selline mitte nüüd sõbralik, aga mitte ka vaenulik riik. Ta ei olnud mingisuguses sõjalises blokis, mis on Venemaa vastaseks kuulutanud. Eesti on väike. Kui üks kallas on nii-öelda NATO käes, siis on see okei, aga kui kaks kallast on NATO käes, siis on juba suur probleem. Asi ei puuduta üldse mitte laevu. Asi ei puuduta seda, et nagu siin mingisugused suured NATO laevastikud sõidaksid ringi. Asi on tänapäeval lihtsalt laevatõrjerakettides. Uued ja väga võimsad laevatõrjeraketid Blue Stream, mida Eestis on siis, need on brittide toodetud. Need lasevad 200-300 kilomeetri kaugusel. Nendega võib rahulikult lasta kuhugi Peterburi peale. Nüüd, kui need paigutatakse siis mõlemale kaldale, NATO mõlemale kaldale ja kui midagi siin peaks nagu liikuma, siis siin ei ole väga palju šanssi, et need asjad väga kaugele liiguksid. Nagu mulle ütles eelmine kaitsevägede juhatajaga, ühe raketiga võib-olla mitte, aga 2 raketiga me võtame maha kõik, mis siin peal ujub. Reaalsus on muidugi see, et Soome lahe keskel on see 6-miiline neutraalne vesi. Ei, ma räägin sellist sõjalisest konfliktist. Et kui neutraalne vesi, kus tegelikult laev ei pea ületama nii-öelda territoriaalne piir. See ei ole ka nagu kindel, et kas need senised kokkulepped nüüd uute aegade pööristes üldse ikkagi peavad ja et siin on nagu selgelt olnud juttu, et siin meil on tekkimas uus maailmakord, aga ma nüüd tuleks veel ikkagi tagasi selle luureraporti juurde, et mind ennast seal huvitas kõige rohkem Hiina kohta kirjutatu. Ja lisaks sellele, mis seal oli kirjutatud, et on nagu alati ka huvitav see, et millest seal ei olnud kirjutatud. Et ma nagu mäletan ikkagi üsnagi selgelt seda, et räägite, et kõik need võrguseadmed ja et need on kõik täis nagu neid tagauksi, mille kaudu hiinlased saavad nagu mis tahes huvitavat infot Euroopast ja Ameerikast välja pumbata, eks, ja aga nüüd on nagu sellest jutust aega mööda läinud ja on vist ikkagi hulgaliselt seadmeid lahti lammutatud, aga seda sama tagaust ei ole leitud. Aga pigem nagu mulle tundub, et seda Hiinaga suhet peaks nagu vaatama nüüd USA ja Hiina kontekstis ja kui me tahame olla ameeriklastele head liitlased, siis me nagu ilmselt peame kaasa tegema ka kõik need survevahendid, mida ameeriklased peavad vajalikuks hiinlaste suunas rakendada, kaasa arvatud see, et võtta ära nende elektroonikatehastelt turgu viisil või teisel. Ja tollimaks muidu. Aga välja arvatud TikToki piiramine. Aga välja arvatud TikToki piiramine. Just. Nii, aga räägime veel sellistest asjadest, mis Eestis on siin tähelepanu äratanud. Üks selline ettevõtmine, mis peaks siis toimuma Paldiskis. Paldiskisse planeeritakse ehitada sellist vesisalvestit, see nimi ajas muutub, aga põhimõtteliselt on üks seltskond inimesi, Alexela on üks neid, Alexela Sunly on 2 ettevõtet, kes sellega tegelevad, tahaksid kaevata sinna tohutu suure augu. 750 meetrit sügav. 750 meetri sügavuse augu, selle kivimi, mis nad sealt siis saavad, siis lõpuks graniitkillustiku ja enne seda siis paekillustiku, selle siis maha müüa ja sinna auku hakata siis nii-öelda pumpama sisse vett ja seda sealt välja pumpama siis, kui on elektrienergiat tarvis tekitada, siis seal oleks mingisugune pumbad ja mingisugune generaator, et see on nagu selline kunstlik inimese loodud selline hüdroenergia säilitus, mingisugune hiigelpirakas anum ja nüüd on siis Eesti mäetöösturid on selle nädala jooksul väga palju sel teemal rääkinud, kirjutanud kirju küll valitsusele, küll ajakirjandusele ja öelnud seda, et vaadake tegelikult, et point ei ole üldse mitte selles
energiasalvestis, see energiasalvesti, kui ma nüüd õigesti mäletan, et see on suhteliselt väikse mahuga, nii et kui meil energiahäda käes on, et ega sealt nii palju küll ei tule, kui meile vaja oleks, et mingi gaasijaamad tuleb ikka tööle panna, aga et kogu selle asja mõte on selles, et saada sinna selle augu kaevamisele riigi toetust, need ettevõtjad ütlevad, ilma riigi garantiita keegi neile selle ehitamiseks raha ei anna, aga kogu see kivimi või see killustik, mis sealt seest tuleb, siis sisuliselt kataks Eesti Vabariigi vajaduse graniitkillustiku järgi, mida tuuakse praegu Soomest, mis on nagu kuskil suhteliselt kallis ja pluss umbes toodakselt üle poole praegusest Eesti paevkivikillustiku tootmisest. Üks nendest ettevõtte inimestest on öelnud ka seda, et midagi jääks sellest praegusest paekivitööstusest tiksuma ikka ka. Ehk see, et need mäetöösturid on väga närvilised, on tõesti arusaadav, et kui need ettevõtjad, kes seda salvestit kavatsevad teha, nende meelest tahavad kõigepealt saada riigilt toetust, siis hakata kaevandama ja siis nii-öelda vallutada kogu Eesti siis see mäetööstus, teede ehituseks vajalik mäetööstus oma riigi dotatsiooniga saadud killustiku ja huvitaval kombel on Eestis olemas ettevõte, kes ütleb, et nemad teevad nagu võrreldavas mahus akudel baseeruvat salvestust ja nemad ei küsi mingisugust dotatsiooni, mis nagu veel korra nagu viitab sellele, et need valitsuses tehtavad otsused on ikka nagu väga savijalgadel, et seal nagu mõnikord ei ole ka nagu sellised põhidefinitsioonides ei olda selgusel. No näiteks nagu see jutt sellest, et taastuvelekter on kõige odavam, et akadeemikud ütlevad selle kohta, et see on ju tegelikult pooltoode see taastuve energia, et see on umbes nii, nagu sul on küll kartul põllu peal, aga selleks, et see sul taldrikus kartulipudruks muutub, et selleks on tarvis veel nagu üsna mitu sammu teha ja et see taastuve elekter sul ka kodus pesumasinat ringi ajaks, on veel tarvis seadmeid soetada. No jaa, ainult, et tänase valitsusliidu tipp-poliitikud oskavad absoluutselt sendi pealt öelda, palju maksub elekter 10 aasta pärast ja see on minu meelest selline asi, mis mina hakkan naerma, vabandust, aga nemad teavad seda täiesti täpselt. Nende võimekused on väga ebaühtlaselt jagunenud. Nüüd ei tohi segamini ajada kahte asja, et väga paljud ettevõtted oma plaanide jaoks küsivad tõepoolest valitsuselt toetust, väga paljud on ka saanud valitsuselt toetust, aga selle Paldiski, kuidas ma nimetan, selle Paldiski kavandatava augu jaoks ei ole valitsus tegelikult otsustanud mitte mingit toetust veel anda. Ja loodame, et siis keegi ei puista sellele rahapalvele peale seda võlupulbrit, et ei juhtuks magic ja korraga tuleb välja, et siin on vaja veel palju peale valada 200 miljonit eurot maksumaksjate raha. Aga täname teid kuulamast ja lõpetame tänaseks saate, kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.